Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. No nii, tere rahvas! Aitäh sulle, et oled jälle siin, et kuulad, et tunned huvi, et tahad iseennast arendada, õppida juurde. Vaata, siin tuleb väga põnev episood ja kohe on aru saada, et ma olen ikka täiega nagu prepil ja aju üldse ei tööta. Ja sellest me ka täna räägime natukene. Et ühesõnaga, jah, aitäh sulle, et sa oled uuesti siin. Ja tänane episood saab olema väga põnev, sest kes mind sotsmeedias jälgib, et siis ma olen nagu mitu korda juba rääkinud sellest, et see, mida ma praegu teen, et ma valmistun võistlusteks ette, et ma lähen lavale, et see ei ole üldse tervislik ja see ei ole nagu, või noh, selles mõttes niivõrd-kuivõrd hea asi, aga et ära võtta nagu eeskuju minust praegu, sest et need kõik harjumused või see nii-öelda kaalulangus, mis mul on ja see nii-öelda rasvaprotsent, mis mul on, et see ei ole tervislik, on ju. Ja üldse see, kuidas ma nagu praegu ellu jään, et selles mõttes nagu, et see ei ole jätkusuutlik. Vaat, see on, ma arvan, see õige sõna. Ja sellest me nagu täna natuke räägimegi, et mis on see nii-öelda pahupool siis selle lavale minekul, sest ilmselt oled nagu üldse sotsiaalmeedias näinud, et kuidas ilus poseerimine on ja siis sa oled seal lava peal ja siis on kõik meigitud ja mingi täiega naeratad ja justkui tundub elu lill ja täiega teed trenni ja nii ilus oled ja oh my god, six-packi on näha ja lihaseid on näha ja nii äge on kõik, on ju. Aga tegelikult, mis selle nagu taga kõik on, et seda nagu tihti ei näidata, sellest ei räägita. Ja ma ise proovin nagu vähemalt läbi enda sotsiaalmeedia kasutada seda nagu platvormi sellisena, et ma näitan päriselt, et ei ole kõik see lillepidu siin, on ju. Ja tänane episood siis keskendub nagu eriti sellele, et ma räägingi natuke täpsemalt, natuke detailsemalt, et mis ma ise olen kogenud, mis ma olen nagu teistelt kuulnud, et kõik see, mis ma täna siin räägin, ei ole ainult nagu minu kogemuse põhjal, vaid see, mis ma nii-öelda olen aru saanud, mis ka teistel toimub või ei toimu, on ju. Ja nagu üks prepi märkidest on see, et sa unustad hästi palju asju ära ja kui ma muidu istun oma tahvelarvutiga, kus mul on ilusti märkmed tehtud, siis muidugi selle ma jätsin teise kohta ja mul seda kaasas ei ole. Nii et ma istun siin oma teise telefoniga, sest ma endiselt alates septembrist saadik olen 2 telefoniga, sest ma ei ole endiselt suutnud kõike üle viia uuele telefonile. Nii et jah. Ühesõnaga, väga pikk sissejuhatus, aga ma arvan, et ärme seda sissejuhatust pikemaks venita, et lähme teemasse ja enne, kui me teemasse lähme, siis nagu alati, kui sa tunned, et sa saad siit väärtust, kui sa tunned, et sa õpid midagi, saad kuidagi targemaks, siis palun ole hea, jaga seda vähemalt ühe sõbra või sõbrannaga, aita mul seda sõnumit levitada, aita ka teisi teadlikumaks muuta, sest ma arvan, et see episood ei ole ainult nagu eriti kasulik ja väärtuslik on see neile, kes planeerivad või mõtlevad minna lavale, on ju, aga samas ma tean, et ma räägin siin ka mingitest asjadest, sest mõned küsimused, mis te mul Instast küsisite, panid mind nagu täiega tugevalt mõtlema ja ma arvan, et sa saad siit väärtust ka siis, kui sa ei plaani lavale minna. Sellepärast, et ma räägin sellistest väga huvitavatel punktidel ja ma veel ei hakka rääkima liiga palju, sest muidu teil ei ole enam põnev, et peab ju seda, kuidas räägitakse, turundust peab tegema ja põnevalt rääkima ja teate küll need kõik turundusnipid, mida kõik targad inimesed teevad, et ma siis proovin ka neid järgi teha, et siis ikkagi kuulajad jääksid lõpuni ja et oleks ikka lõpus kõige põnevam osa.
ja jällegi, kuna ma olen prepil, siis ma väga vabandan, et ma siin joon energiajooki. Ma ei soovita seda, ärge jooge energiajooki, aga lihtsalt ma tunnen, et muidu ma ei pea see tund aega rääkimist vastu, nii et ärge võtke eeskuju minust, on ju. Ja see ei ole tervislik juua energiajooke, ärge tehke seda. Nii, lonks võetud, nüüd tunnen energiaplahvatust ja nüüd on minek. Ja mis ma siin kirja panin? Ma räägin alguses natuke nagu enda, mida mina olen kogenud. Kas üldse filmib või? Issand jumal, ma korra vaatan. Ja, ikka filmib. No võt, ma juba 7 minutit siin seda sissejuhatust teinud. Ühesõnaga, mul on siin kokku, vaatame, mis ma siin kirja panin. 16 punkti. Vaatame, kui pikk see episood tuleb. Ma proovin alati mitte liiga pikalt rääkida, aga samas ma tunnen, et siin on see koht, kus ma saan natuke rohkem selgitada kui mingi Insta Reelsis või midagi sihukest. Ehk siis esimene punkt on siis see, mis ma ise olen nagu tähele pannud, mis on nagu, no see ei ole nagu nii ekstreemne, siin on nagu erineva tasemega nagu siuksed negatiivsed asjad selle võistluse ettevalmistuse puhul. Ja jällegi nagu negatiivne on alati siuke, nii-öelda see ei pruugi olla negatiivne iga inimese jaoks, aga ma proovisin mõelda ka nagu mitte endast lähtuvalt, vaid nagu sinust ehk kuulajast lähtuvalt, et mis võiks sind nagu segada või mis võiks sind nagu kuidagi trigerdada või mis võib-olla tavainimese jaoks ei sobi. Sest ma ütlen ausalt, et minu jaoks tegelikult ma olen mõelnud, et kas see võistluse ettevalmistus on mu jaoks raske. Ma ütlen ausalt, tegelikult ta ei ole raske. Jah, on neid hetki, kus ma nutan. Jah, on neid hetki, kus ma olen täiesti väsinud, kus mul ei ole energiat ja kõik need asjad, aga suures pildis ma nii kaifin seda. Ma nagu täiega kaifin seda. Ja ma arvan, et siin ongi lihtsalt see vahe see, et mulle nagu päriselt meeldib see, mida ma teen. Ja see, et see mu elu võib olla mingil määral piirab, ma tean, et see on ajutine ja ma tean, et kui võistlused on läbi, siis minu elus tegelikult väga palju ei muutu selles mõttes. Ja sellest ma räägin ka kohe natuke täpsemalt. Aga põhimõtteliselt üks punkt on, mis selle prepi puhul võib mõne jaoks olla raske, on see, et sa ei saa olla väga nagu spontaanne. Ehk siis selles mõttes, et kui sul, sa ei saa näiteks, kui sa näljane, ma ei saa lihtsalt poest läbi käia ja midagi nagu võtta, sest mul on täpne nagu toidukava, mida ma pean jälgima, ja nii lihtsalt on, et kui mul on nälg, et ei ole see, et käin korra poest läbi, võtan mingi suvalise asja, ja siis saan oma nagu näljatunde rahuldatud, Samamoodi, millest selles osas oli mul natuke võib-olla nagu kurb, et näiteks kui ma nüüd käisin ka reisil, sõpradega, et siis oli justkui, mulle meeldib tegelikult koos sõpradega süüa teha, koos sõpradega süüa ja nagu sama toitu süüa. Ja siis oli alati see, et ma pidin nagu eraldi sööma või selles mõttes ma tegin eraldi enda jaoks süüa, ja vahepeal oligi see, et okei, et mul on nüüd see, et ma pean nüüd sööma, sest mul on nüüd kellaaeg, millal peab sööma, ja siis ongi see, et sööd lihtsalt oma toidu ise ära, ja üksinda, ja siis teised söövad nii-öelda koos, et siin ongi nagu see, et just selle toidu nagu poole pealt on sihuke, et minu jaoks, kuna mul on selles mõttes väga tervislik suhe toiduga, siis minu jaoks ongi see nagu koos perega nagu või sõpradega koos veetmise aeg, et ongi, sa lähed restosse, et mul ei ole nagu vaja seal restos käia, aga see on sihuke nagu, mis see sõna nüüd on? See on see mitte väärtuslik aeg. No ühesõnaga, quality time, vot.
kvaliteetaeg, et mida nagu sõpradega või perega nagu koos teha, mis mul lihtsalt praegu ei ole, sest lihtsalt mul ei ole nagu seda võimalust, et ja üldse kui me ka Soome sinna reisile sõitsime näiteks, et siis mul mees käis ikka nagu restos söömas ja siis on iga kord see sihuke ebamugavus, et kuule, et jah, et me tahaks nagu siin süüa, aga kas tema saab oma toitu siin süüa, enamus olid kõik fine sellega, aga sa pead iga kord nagu selles mõttes ikkagi tekib mingil määral mingi nagu sisemine ebamugavus, et sa pead kogu aeg mingit erandit küsima, et kuule, kas ma võin siin oma toiduga süüa, ja ühes kohas isegi tõid mulle kahvli, mul on nagu isse kui nummi nagu, kuigi mul oli endal kahvel kaasas. Et selles mõttes, et ongi nagu see, et sa pead kogu aeg mingit erandeid küsima, sa ei saa olla nagu lihtsalt davai, lähme teeme nüüd siin, ma ei tea, sõidame sinna ja sööme seal, vaid sa pead selles mõttes iga kord nagu ette planeerima, ette mõtlema nii, mitu toidukorda sa pead ette tegema selleks, et sa ei näljutaks ennast, sest see, et ma iga paari tunni tagant söön, see on nagu tohutult oluline, sest see aitab hoida energiataset ja see aitab mul enam-vähem selle nagu näljatundega hakkama saada, ja kui mingi toidukord lükkub nagu liiga kaugele, siis see on ikka väga raske ja siis ongi see, et sa pead nii palju lihtsalt nagu ette planeerima kogu aeg ja mõtlema, et kas sul on piisavalt palju nii-öelda neid toiduaineid ka kodus, et kas sa saad nüüd reisi jaoks kõik oma toidud valmis teha. Ja ka näiteks, kui me reisil käisime, seal viimastel päevadel ma olingi, et kas mul piisab nüüd kõikidest toitudest või siis ma nagu pean nüüd juurde ostma ja siis mul on nagu sest ma ei saa ju täpselt seda kogust juurde osta, mis mul vaja on, et kas mul siis ikkagi nagu on piisavalt palju neid asju ja mis ma siis selle nagu ülejäägiga teen, kas ma siis viskan ära, õnneks seal olid sõbrad, kes sõid siis ära, aga kui ma oleks kuskil üksi, siis ongi see, et viskadki lihtsalt toidu ära, sest mida sa teed sellega, ma ei tea, mingit külmutatud marju nagu kaasa ka ei võta, et see on nagu see, et kus ei saa olla lihtsalt mingi täna on mõte ja lähme teeme, vaid sa pead ikkagi nagu ette mõtlema. Ja siin on üks jälgija ka küsis, et kuidas see nagu trennide ja isikliku elu tasakaal on. Et selles mõttes, siin on see, et selles mõttes mul tegelikult väga otseselt ei ole midagi muutunud, sest ma olen alati täiega kaifinud enda trenne, nagu mul on alati olnud see, et ma tohutult armastan oma trenne, ma ei ole mitte ühtegi trenni nagu vahele jätnud, alates eelmise aasta suvest siis ja isegi kui ma ei oleks nagu võistluse ettevalmistusel ja ei teeks nagu, ma teen praegu 5 korda nädalas trenni, ja isegi siis, kui näiteks on mingid sõbrad ütlevad, davai, kuule, et lähme õhtul, ma ei tea, teeme midagi, ja mul on trenn tegemata, siis ma ütlen, ei, mul on vaja enne trenn ära teha, et mul on nagu, sest mulle nii meeldib trenni teha, et nagu päris nagu see on mu nagu südameasi, ma armastan trenni anda, trenni teha, et nagu jah, et ma kujutan lihtsalt ette, et et kui sinu jaoks ei ole see nagu see päris südameasi, siis on võib-olla jah, raske see, et kuule, sõbrad kutsuvad välja, et mõtled, et kas minna nüüd trenni või mitte minna trenni, minul ei ole küsimustki, minul on nagu see, et mul on see nii-öelda rutiin sees, see on nagu vahet ei ole, kas ma nüüd lähen lavale või ei lähe lavale, see rutiin jääb ja ma ei tee seal nagu väga erandeid, sest nagu mulle lihtsalt meeldib ja mulle meeldib see tervislik nagu elustiil, mis trennidega kaasneb, mulle meeldib see tunne ja kõik see, et selles mõttes ja ainuke asi, mis võib olla nagu prepi ajal on nagu lihtsalt selle kalori ja energia defitsiidiga on tekkinud, on see, et sellest üks punkt räägib ka, on see, et ma lihtsalt ei jaksa väga inimestega olla vahepeal, et selles mõttes, eriti ma saan sellest nagu ülikoolist aru, et ma lihtsalt nagu sorry, ma niikuinii ülikoolis ei käi selleks, et mingi sõpru leida seal, et ma käingi sellepärast seal, et nagu teadmisi saada, ehk ma olen nagu juba algusest peale võtnud selle suhtumise, et ma ei otsi siit mingit sõpru, ma võin nende inimestega suhelda, aga ma ei viitsi väga palju enda energiat sinna ära anda.
ja noh, lihtsalt prepi ajal see on nagu veel tugevamini nagu välja tulnud, et ma noh, lihtsalt ei viitsigi seal vahetundides ka, noh, kui meil on näiteks 4-tunnised loengud, siis meil üldiselt on pool tundi seal pausi vahel. Ja siis ma lähen söön tavaliselt oma lõuna ära, onju. Ja noh, ongi see, et ma jooksen kohe nii-öelda sinna mikrolaineahju juurde, teen oma toidu soojaks ja siis ma nagu lihtsalt naudin oma toitu ja noh, kui seal keegi kursakatest on, siis ikka vahepeal räägid, aga noh, mul ei ole nagu see vajadus, et ma läheks nüüd nagu rääkima nendega. Siis ma lihtsalt noh, mul niikuinii ma hoian oma energiat oma klientide jaoks ja oma päris sõprade jaoks, et ma mingit niisama chit-chati nagu üldse ei viitsi teha. Et noh, üks loeng ka, kus ma olen kehakultuuri tudengitega, bakatudengitega, noh, seal on ka mõni, kes mingi täiega tahab minuga rääkida, sest noh, ma saan aru, et ma olen nagu magistrant onju ja ma ei ole nagu nendega igapäevaselt koos, et noh, ju siis on nagu põnev, et mis ma teen ja miks ma siin olen ja kõik see onju. Aga nagu ma saan aru, et ma ei viitsi rääkida, sellepärast sest see vestlus ei anna mulle mitte midagi. Et selles osas nagu see nii-öelda eraelu tasakaal on muutunud selliseks, et ma lihtsalt väga hoolikalt valin, et kuhu ma enda energiat panen. Aga jällegi see mulle mingil määral nagu väga meeldib, sellepärast et noh, tegelikult ma arvan, et ma võiks igapäevaselt mõelda selle peale, et okei, et kellele sa annad enda energiat ja kellele sa ei anna enda energiat. Sest nagu noh, mina olen sihuke recovering people pleaser, onju. Ma nagu vanasti oleks võib-olla tahtnud kõikidele energiat anda, lihtsalt, et meeldida kõikidele. Aga nüüd prepi ajal ma lihtsalt nagu sorry, mul ei ole lihtsalt seda energiat anda ja ma lihtsalt hoiangi nagu päriselt oluliste asjade jaoks nagu energiat. Ja ma arvan, et see tegelikult on isegi mind nagu õpetanud ka, et okei, et isegi kui see prep on läbi, et noh, mida ma nagu people please'in nagu inimesi lihtsalt sellepärast, et olla nagu tore inimene või. Ma olen nagu, noh, ma olen tore inimene, kui keegi küsib midagi mu käest, nagu ma vastan ja nagu olen nagu viisakas. Aga kui ma ei tunne, et ma saan, kõlab hullult nagu egoistlikult, aga ma ei tea, et noh, põhimõtteliselt, kui ma tunnen, et ma ei saa sealt mitte midagi vastu ja ma ei mõtle siin nagu selles mõttes vastu saamisega seda, et ma ei tea, et ma pean nüüd midagi hullu suurt nagu vastu saama. Noh, vastu saamine on vahepeal ka see, et sul on põnev vestlus ja sa tunned, et see on põnev inimene ja sa saad talt midagi õppida. Aga kui ma isegi nagu seda tunnen, et ma ei saa seda sealt vastu, siis mida ma raiskan enda energiat? Et jah, et ühesõnaga, et see on võib-olla see nagu trenni ja isikliku elu nagu tasakaal nagu natuke mõjutanud, et ma lihtsalt valin hoolikamalt, et kellele energiat annan, aga muidu ja noh, ja okei, mõeldes rohkem selle küsimuse peale, siis ma saan aru, et tegelikult jah, ma teen ka rohkem nagu otsuseid lähtuvalt sellest, et okei, mul on trenn prioriteet, mul on toitumine prioriteet, et need on number 1 asjad, onju, kõik muud on nagu teisejärguline. Ja selles mõttes, et selle järgi ma näiteks planeerin ka oma nädalat, et ma panen esimesena oma trennid kirja, et millal ma jõuan trennidesse, onju. Kui on poseerimised, kardiod, asjad, need on nagu number 1 asjad ja kui mul on aega üle a la sõprade kohtumine, noh, ma ei tea, kui palju te saate sõpradega nagu kokku, et ma tunnen isegi, et noh, isegi siis, kui mul nagu ei olnud see prepi aeg. No ma saan parima sõbrannaga kord nädalas kokku, see on kogu aeg olnud nii. Ja siis teiste sõbrannadega ma saangi mingi kord kuus või midagi sihukest kokku, et noh, see ei ole tegelikult väga nagu muutunud selles mõttes. Et ma ei olegi kunagi olnud sihuke inimene, kes peab nüüd iga nädalavahetus mingit hullu pidu tegema või no ma ei ole peoinimene, ma ei viitsi sihukeste asjadega tegeleda, minu jaoks on nagu aja raiskamine või noh, ei, see ei ole aja raiskamine. Tegelikult on peod toredad, aga noh, ma ei näe vajadust, et ma pean nüüd iga nädalavahetus kuskil nagu sotsialiseerumus käima. Et ja samamoodi ka need sotsialiseerumised on lihtsalt nagu, et kui enne võib-olla läksid restosse, noh siis, aga ei, tegelikult ma olen sõbrannadega ka päris palju jalutamas ka käinud. Nii et selles mõttes ei ole nagu
nii palju tegelikult muutunud. Lihtsalt ongi vahepeal see, et ma ütlen, kuule, sorry, mul lihtsalt ei ole jaksu. Vot, siis on mul siin järgmine punkt, teine punkt on jah, millest ma juba natuke rääkisin ka, et eks ju see planeerimine, ette planeerimine, et sa ei saa olla lihtsalt paindlik, on ju, et sa pead toidud ette planeerima, trennid ette planeerima, et noh, sellist varianti, et kuidagi trenn jääb tegemata, sest ma ei tea, tööd oli liiga palju või ups, ma ei tea, magasin halvasti, noh, siukseid asju nagu ei ole, on ju, et sa pead selles mõttes kogu aeg ette mõtlema, mis vahepeal nagu ma tundsin, et väsitas mind ära. Et noh, näiteks kui mul ongi pikad ülikoolipäevad, siis ma nagu ongi hommikul nagu või noh, õhtu enne isegi või noh, jah, ma üldiselt planeerin nagu nädala ette ja siis ma nagu iga päev kuidagi ka hommikul nagu planeerin ette, et siis sa nagu mõtled läbi, et okei, et millal sa jõuad nagu süüa, on ju. Et kui mul ongi näiteks mingid ülikoolipäevad, on ju, et siis ma nagu, et okei, mul on nagu sealt on nagu paus, on ju, siis ma saan see kellaaeg süüa. Ehk siis see tähendab seda, et ma peaks hommikusöögi nagu umbes, noh, et ma nagu kuidagi lükkan neid nagu sööke mingil määral edasi või nagu tagasi lähtuvalt sellest, et millal mul on võimalus süüa, et ei tekiks liiga pikk paus sisse. Ja kui tekib liiga paus sisse, siis ma tean, et okei, et ma pean nagu endale mingi kohvi või energiajoogi kaasa võtma selleks, et ma nagu ei nälgiks ära, et ma suruksin selle näljatunde maha. Ehk siis selles mõttes see on sihuke nagu planeerimise pool siis on ju, et sa pead või noh, ma vaatan nagu, et kuidas, mis kellaaegadel ma saan süüa, kui mul on mingid loengud, trennide andmised, asjad, kus ma ei ole kodus arvuti taga ja ei tee tööd või ei õpi, on ju. Et see on ka nagu omaette nagu planeerimine, on ju, ja samamoodi ka trennid, on ju, et millal sa jõuad trenne teha samal ajal, kui sa oled noh, täiskoormusega tudeng ja teed tööd, on ju. Et selles mõttes jah, vot, et see veel planeerimise koha pealt. Et siis on see kolmas punkt, noh, sotsiaalne elu, on ju. Et siin ma ka juba natuke rääkisin, vaata jällegi ma arvan, siin väga sõltub nagu inimesest, et noh, ma arvan, et kuna paljud, kes võib-olla lähevad lavale, on ka nooremad inimesed kui mina, noh, ma olen siin varsti saan juba 27, on ju, et ma arvan, et mul on seda nagu, issand, see kõlab väga naljakalt, sorry, nii-öelda elukogemus või mul ei ole enam seda nagu vajadust käia sotsialiseerumas, on ju. Et noh, ja ka siis nagu mul on jumala poogen nagu selles mõttes, kui teised käivad kuskil nagu ägedates kohtades, mul on ülihea meel nagu käige, tehke, et mul ei ole enam seda tunnet, et ma pean igal pool olema, sest muidu ma jään millestki ilma. Ja ma arvan, et see, kui sul see tunne on, et sa vaatad, noh, ma ei tea, no mina üldse Instagramis väga ei käi, ma olen küll väga aktiivne seal, aga ma absoluutselt ei vaata teisi, on ju. No päriselt, no mul lihtsalt ei ole aega sihukeste asjade jaoks. Ehk siis mul ei teki see mingi fear of missing out või midagi sihukest, sest ma ei teagi, mida teised üldse teevad, on ju. Isegi kui ma näen, mul on nagu good for them. Ma ei tea, mul on enda elu prioriteedid praegu, et noh, mul ei teki see, et mingid nemad käivad, tahaks ka või käivad kuskil festivalil või noh, mis iganes reisil, on ju. Siis ma nagu tore, mul on hea meel, et neil on lõbus. Mul on täpselt samamoodi lõbus, et ma arvan, et see ongi nagu see koht jälle, kus sa pead iseenda eluga nagu nii rahul olema, et tegelikult sul väga nagu vahet ei ole, et mida teised nagu teevad, on ju. Et sest noh, ma olen nagu nii keskendunud oma nagu eesmärgile, nii siis lavale minekus osas kui ka siis oma äri osas, on ju, et mul on see 2 poolt, mis on nagu täisfookusega mul praegu ongi, ma lähen lavale ja siis ma arendan enda äri, ma tegelen oma klientidega, ma armastan oma tööd, on ju, et mul ei ole nagu noh, mind ei koti nagu teised inimesed siis ma tean, et see praegu, mis ma teen, on kõik nagu ajutine ja see on minu nagu parema nagu tuleviku nimel põhimõtteliselt. Vot,
aga jällegi ongi see, mõnel võib olla, kellel on rohkem seda sotsialiseerumist vaja, kes on võib-olla natuke ekstravertsem inimene, kuigi kõik inimesed arvavad, et ma olen ka hullult ekstravertne, aga uskuge mind, kui ma olen kodus, siis ma olen jumala vait. Ma mehele ka just ütlesin, et kuule, et hommikuti, et ole natuke vaiksem, mul on nagu oma rahu ja vaikust nagu vaja, et ma ei saa kohe hommikul rääkima hakata. Vot. Ja siis tuleb 4. punkt. Noh, see trennide osas ka, on ju, et sul lihtsalt ongi see distsipliini küsimus, on ju, et ma lihtsalt toon võrdluseks jällegi oma kliente, on ju, kui mõni kirjutab mulle, et kuule jõu, et täna oli nii raske päev, magasin halvasti ja täiega väsinud ja üldse ei ole energiat. Mis sa arvad, kas ma peaks trenni minema või mitte? Siis ma alati ütlen, kuule, et kui sul sisetunne ütleb, et sul ei ole trenni jaoks energiat, siis ära mine, pigem puhka ja nii-öelda hoia enda energiat, lae ennast jälle täis, mine järgmisel päeval ja pane nagu full power'iga. Aga mul seda võimalust ei ole. Et selles mõttes, et nagu jällegi siin on nagu väga suur vahe, et kas sa teed trenni tervisliku eluviisi jaoks või sa teed trenni selleks, et performida. Et selleks, et tulemusi tuua, on ju. Ja mul ongi praegu see, ma teen trenni sellepärast, et mul on vaja lihtsalt lihaseid hoida, et mul ei ole varianti, et ma jätan trenni vahele. Mis sellega kaasneb, on need toredad joogid, on ju, sest lihtsalt, kui sa oled täiesti väsinud ja läbi ja ma ei tea, öösel ka ei maganud hästi, sul on energiat vaja trenni jaoks, on ju. Ehk siis selles mõttes, et kuna minul ei ole varianti, et trenni nagu vahele jätta, siis kui mul, ma ei tea, on halb olla, okei, siis kui ma olen haige, siis jah, on ju, aga mitte ühtegi muud põhjust põhimõtteliselt ei ole, miks trenni nagu vahele jätta. Ja siis ongi lihtsalt see, et võtadki energiajooke või mis iganes, on ju, et saaksid natukenegi energiat. Et selles mõttes jällegi see ei ole nagu, ma ei treeni nagu jätkusuutlikkuse nimel, vaid lihtsalt ongi see, et trenni on vaja teha, lihaseid on vaja hoida ja nii lihtsalt on. Ja siin on hea küsimus, mida ka üks jälgija küsis, et kas saab teha preppi ilma kannatamata. Ja siin ma arvan, ma natuke hiljem räägin ka sellest. Teate, ma arvan, ma jätangi selle küsimuse hilisemaks, sest ma tahan natuke neid teisi punkte veel rääkida seal. Et jah, ühesõnaga, lähme järgmise punkti juurde. Järgmine punkt on siis energia, uni ja stress. Ja kes me nüüd on pikemalt jälginud, teab, et mul on unega täiega vahepeal probleeme olnud niimoodi, et ma lihtsalt ärkan mitu korda öösel üles, ei jää magama, nagu ärkad ja mõtled, mis on elu mõte ja ärkad ja oled täiega näljane. Ja siis sa ärkad ja mõtled, okei, ma ei jää enam magama, siis me ärkamegi nüüd kell 3 hommikul, sest mida ikka sul teha on. Ehk siis selles mõttes, et see tuleb lihtsalt sellest, et sa oled defitsiidis, on ju, et ongi su keha otsib lihtsalt täiega toitu. Küll aga ma olen aru saanud, et tegelikult mul jah, mingil määral tuleb see defitsiidist, aga mingil määral tuleb see stressist, millest ma ei ole varem aru saanud, et mul tegelikult see stress on. Mina arvasin, et mul on ju jumala chill elu, mul on kõik hästi, ma suudan, ma tean, kuidas et ma ei tekita endale stressi, sest selles mõttes ikkagi võrreldes nagu teiste inimestega ma ei ole väga ärev inimene. Et ma kui ongi mingid olukorrad, ma jään suhteliselt nagu rahulikuks ja ma tean, et mul on kõik nagu päev planeeritud, ma ei pea stressama, et ma kuhugi
ikka ma jooksin igale poole, mul on lihtsalt nii tihedalt planeeritud, aga ma tean, et ma jõuan igale poole, isegi kui ma hilinen. Teate, mul eelmisel nädalal ma hilinesin põhimõtteliselt igasse loengusse, aga ma ei tekitanud endale sellest stressi, sest nagu ma olen nagu, kui ma hilinen, siis ma hilinen, so what, mitte midagi ei muutu sellest, et sellest ei ole midagi hullu, et sihukeste väikeste asjade pärast ma ei stressa ennast. Aga selle unega on see, et ma sain aru, et tegelikult ma öösiti ikkagi stressasin ennast, sest põhimõtteliselt oligi 2 põhjust, miks ma nagu öösiti ärkasin, oligi see, et kas mul oli nälg või siis see, et ma mõtlesin, et kas ma jõuan homme kõik asjad ära teha, mida ma planeerisin endale nii-öelda päevaks. Ja siin ma ütlen ausalt, on mind tohutult palju aidanud mees, kes lihtsalt oli pikalt eemal ja nüüd tuli tagasi. Ja temaga ma sain aru, et tegelikult mu närvisüsteem oli ikkagi terve aeg nagu stressis. Ja tänu temale ma tegelikult sain oma uneprobleemidest lahti, sest esiteks magama jäädes ta hoiab mind oma kaisus ja mul tekib tohutult suur nagu turvatunne, et sihuke hoitud tunne ja see juba kohe maandab mu nagu stressitaset. Ja siis teine asi on ka see, et öösiti ka, et kui vahepeal ikka nagu ärkad, ja siis ongi see, et nagu kas või hoiad seda inimest, keda sa armastad ja see nagu maandab juba kohe. Ja nüüd ma olengi iga kord, kui ma olen nagu ärganud öösel ja mul hakkavad kuidagi need mõtted tulema, sest mul on ikkagi juhtunud see, et öösel hakkavad need mõtted tulema, et homme nii on vaja seda teha ja nii tihe päev, kas ma ikka jõuan kõike teha. Ma olen kohe mingid, Laura, stopp, ei, me jääme uuesti magama, me ei mõtle homse päeva peale, me kohe jääme magama. Ja see nagu, aga ma ei ole teadvustanud seda varasemalt. Ja nüüd ma olen seda teadvustanud, et see on see, mis ei lasknud mul magada. Aga nüüd, kui ma olen teadlik sellest, nüüd ma oskan tähelepanu pöörata sellele ja nüüd ma olengi, kui see juhtub, siis ma olen kohe mingi, ei, stopp, me ei hakka mõtlema siin, me ei hakka need mõtteid kerima, ja teate, see on nagu täiega muutnud mu une kvaliteeti, et ma olen nagu nii hästi lihtsalt viimasel ajal maganud, et ma ise ka nagu mõtlen, et vau, nagu päriselt, et ja üks asi veel, mida ma olen muutnud, on see, et enne ma alati õhtuti jõin teed, ja kui sa õhtuti jood, mul on see 600 milliliitrine nagu tass, ja kui sa selle nagu ära jood, et siis pole ime, et sa öösel käid vetsus, aga see on jällegi see, vaata, et sa käid vetsus ja siis sa oled juba ärkvel ja siis on palju lihtsam see, et sa hakkad nagu mõtlema, aga nüüd ma põhimõtteliselt väga harva olen nagu öösel vetsus käinud, mis on nagu selles mõttes ülihea jällegi, sest ma magan terve öö läbi, aga jällegi ikkagi on need nagu, on ikka neid kordi olnud, kus ma olen nagu lihtsalt mingi öösel ärkan ja täiega nagu näljatunne on, aga siis oledki nagu davai, homme magama veel natuke, siis ma saan varsti oma hommikupudu ja see on mu lemmiktoidukord ja see on nii hea ja siis mõtled selle toidu peale ja siis sa jääd uuesti magama. Et jah, vot. Siis järgmine punkt, 6. punkt, pahupool, mis on prepis raske. No ütleme nii, näljatunne ja mõtted toidust. See selles mõttes nagu, praegu ma ütlen ausalt, mul on üli hästi. Ma saan oma nagu, mul ei ole absoluutselt mitte mingid isud või midagi sihukest. Ma väga hästi nagu suudan iseennast nagu, ütleme nii, taltsutada või ma tunnen, et ma ei peagi ennast nagu taltsutama tegelikult toidu osas. Et jah, mul on küll nagu põhimõtteliselt enam-vähem 24/7 nälg, aga tead, ma olen juba nii nagu ära harjunud sellega, et see ei tekita enam nagu mingit emotsioone minus.
ja siin ma arvan, et on see hästi suur nagu võtmekoht on tegelikult see, millist toitu sa sööd. Sest üks suurimatest põhjustest, miks ma ka oma treenerid vahetasin, oli lihtsalt see, et ma tundsin, et ma ei jaksa mõelda ise selle toidu peale. Ja ma tundsin, et ma ei teinud seda nagu ka piisavalt hästi, sellepärast, sest iseendale nagu mingit toitumiskaua asju teha on ikkagi nagu keerulisem kui teistele, onju. Ja selles osas ma ütlen tõesti, et ma olen tohutult tänulik oma praegusele treenerile, et ta on lihtsalt teinud sellise nagu imelise toitumiskava, kus ma lihtsalt saan 3 korda päevas magusat süüa, nagu halleluuja. Nagu ma lihtsalt niimoodi armastan oma toite, nagu päriselt ka, ma nagu nii kaifin neid ja ka need soolased, ma olen nagu oh my god, jaa, need on nagu maailma parimad toidud. Ja mul ei teki absoluutselt mingid isud, et isegi nüüd ongi enamasti olen mehe juures, onju, ja kui tema sööb ka mingeid asju, ma nagu vaatan ta toitu, ma nagu tore jah, kogus on suur, onju, aga mul ei teki see tunne, et täiega tahaks nüüd seda süüa, onju. Et ja ka reisil onju, ikka nad sõid seal oma jätsi ja pitsad ja ma ei tea, mis asju. Ja siis ja ma olen endale nagu selle suhtumise võtnud, et ma ei taha ennast piirata. Ehk siis ja ma maitsesingi neid asju. Ma võtsingi pitsa, ma sõin nädal aega tagasi, ma sõin pitsad. Aga ma ei söönud nagu terve tüki isegi, ma sõin mingi siukse väikse nurga, onju. Et 1 ruutsentimeetri põhimõtteliselt, onju. Ehk siis lihtsalt sellepärast, et nagu, et mul ei tekiks see tunne, et oh my god, nüüd ma mingi pean ennast piirama, et ma ei tohi seda pitsat süüa. Tohin küll, lihtsalt võtadki väikse nurga ja see mingi 10-15 kalorit siia-sinna. See ei tee nagu mitte midagi hullu, aga ma sain oma selle nagu mingi psühholoogilise nagu mõtte nagu nii-öelda rahuldatud, onju. Et ei teki seda tunnet, et ma ei tohi, onju. Küll aga see on nagu selles mõttes küll vahepeal raske, et nagu kui sa nagu räägid inimestega ja sul on tegelikult näljatunne, et siis tegelikult terve aeg peas on see, et täiega tahaks süüa. Ja see teeb nagu selles mõttes raskeks selle, et sa nagu räägid inimestega vahepeal klientidega ka samamoodi nagu kui ma annan trenne, siis nagu ma tean niikuinii mu kliendid kuulavad seda, aga vahepeal on see, et nagu ma proovin nagu treenerina olla nagu alati täiega 100% kohal, onju. Näiteks ka, et kui ma saalis trenne annan, ma ei räägi seal väga mitte kellegi teisega, ma olen nagu oma kliendiga nagu päriselt nagu kohal, onju. Ma ei ole nagu mingi telefonis, täiesti null, onju. Ma ei võta kõnesid ka vastu sel ajal, onju. Aga vahepeal ongi see, et oled siis seal kliendiga ja mõtled, no kurat küll, mul on nii suur nälg, okei, davai, see on viimane klient, siis ma saan koju, siis ma saan süüa. Siis nagu mõtled selle toidu peale ja siis olen nagu, et kurat, mis see klient nüüd ütles. Et ühesõnaga nagu jah, et seda on küll nagu, et sa lihtsalt mõtledki hästi palju nagu toidu peale. Aga ma arvan, et see ongi lihtsalt osa sellest, et ma arvan, et selle vastu nagu väga ei saa. Ja ongi vahepeal see, et kui on tõesti siuke nagu väga suur näljatunne ja söödki mingi toidu ära ja siis sa juba mõtled, nii, nüüd ma saan 2-3 tunni pärast saan järgmist toitu süüa, onju. Et need mõtted on küll nagu täiega nagu peas ja siukseid asju, et selles mõttes on, aga jällegi mul ei ole see, et täiega tahaks mingit, ma ei tea, pitsat süüa või täiega tahaks mingit, ma ei tea, midagi magusat süüa, vaid mul on see, et täiega tahaks oma toitu süüa, nagu millal mul järgmine toidukord on. Ja siin on üks jälgija küsis ka, et mis on esimene keelatud toit pärast võistlust, mis ma süüa tahan. Ja siin on teate nagu mind täiega nagu selles mõttes jällegi sotsmeedias on täiega neid või ma ei tea, palju teie saate neid videosid, mina muidugi olen selles pabelis nii sees, et ma saan kogu aeg neid videosid, mingi esimene amps, mingi, ma ei tea, cinnamon bunni nagu peale võistlus ja siis nad söövad seda seal. Mul on nagu esimene toit, mida ma tahaks peale võistlust süüa, on mõnus hea steak. Reaalselt mul ei ole nagu see, et mingi, ma ei tea, midagi magusad või nagu, sest saate aru, ma nii armastan oma toite ja siin on jällegi see, et kus on see nagu
treeneri juhendamine ja toitumiskava on nii oluline, sellepärast et kui sul on hea toitumiskava, siis sul ei tekigi need mingid kreivingud ja asjad ja nagu mingid nagu isud, sest sa saad kõik nii-öelda, saad oma kõik isud rahuldatud, onju. Ja see on nagu nii oluline. Tulles siis selle ühe küsimuse juurde tagasi, mis siin ka nii-öelda küsiti, et kas saab preppi teha ilma kannatamata, onju. Et siin on mitu moodi võib seda mõista, onju, mis on kellegi jaoks nagu kannatamine, onju. Ma räägin siin nagu pigem siis sellest psühholoogilisest ja füüsilisest kannatamisest, onju. Selle ühe punkti kohta füüsiline kannatamine jõuame ka kohe järgmisena. Aga nagu selles mõttes, et siin ongi nagu see, et jah, sa mingil määral nii-öelda kannatad siin selle prepi ajal ja dieedi ajal, aga seda saab ikkagi selliselt teha, et see kannatamine on minimaalne. Nagu mina olen seda nüüd täiega õppinud, sest ma ütlen ausalt, enne mul oli ikkagi eelmisel aastal, ma alustasin defitsiidiga 1. oktoobrist, mul oli ikka täiega palju rohkem neid mingi vahepeal siuksed nagu mingi pinchingud või siuksed, et sõingi lihtsalt üle ja siis oligi pekkis, onju. Siukseid asju nagu mul ei ole viimased 3 kuud, kaua ma olen uue treeneriga olnud. Jah, mul ei ole nagu üldse olnud seda ja selles mõttes nagu kuigi mul kaloreid on nagu vähem olnud ja kardio on vahepeal ikka väga korralik olnud. Ja mul ei ole neid nagu mingeid pinchingud ega mingeid siukseid asju nagu olnud. Lihtsalt jällegi tänu sellele, sest mul on nagu ülihea toitumiskava, kus ma saan nagu vitamiine, asju, šokolaadi nagu, no ma räägin, mul on nagu parim toit lihtsalt nagu. Ehk siis ongi toit, mis ma hull keelatud toit, tegelikult ma võiks praegu ka steiki süüa, aga ma lihtsalt ei julge, sest mul on toitumiskavas niimoodi, et ma võin nagu kana süüa või siis madala rasvaprotsendiga nii-öelda veiseliha, aga ma lihtsalt ei julge seda välja vahetada, sest minu jaoks ikkagi nagu seal on natuke teistsugune nagu kaloraaž ja kõik see on ja siis ma tahan lihtsalt seda hoida nagu stabiilsena, et mitte nagu siin viimastel nädalatel kuidagi midagi sassi ajada, sest mulle väga meeldib mu kana, nagu mul ei ole hullu seda süüa. Vot, aga eks selles mõttes ikkagi nagu, ma ei tea, mul ei ole mingit nimekirjad toidud, mis ma tahan süüa peale võistlusi. Ma ei tea, mul on nagu, eks ikka tahad, ma ei tea, mingi kaneelisaia, vahepeal, kui see Vastla kukli aeg oli, siis tahtsin täiega seda Vastla kuklit, sest lihtsalt, aga mitte sellepärast, et ma nagu täiega tahaks, vaid ma lihtsalt nagu, minu jaoks toidud on nagu katsetamine. Kui ma käin kuskil välismaal reisil nagu mingi Aasias, see on äge katsetada, proovida erinevaid toite, onju. Et see on nagu pigem see, mitte see, et hull nagu vaja on nüüd, onju. Ja samamoodi, ma ei tea, et mingid, jätsi olen siin ka vahepeal söönud, onju, siin reisi ajal sõingi jätsi, onju. Korra proovisin, maitsesin, onju. Ja sain oma mingi väikse tüki kätte ja that's it, onju. Elu oli lill, onju. Aga mul ei ole nagu üldse mitte nagu, aga jällegi, sest ma praegu ei piira ennast tegelikult. Et see on, ma arvan, see hästi suur nagu võtmekoht, onju. Vot. Jah, aga jällegi selles mõttes, praegu mul on jällegi lihtne rääkida, onju. Ma selles mõttes natuke ikkagi kardan seda nagu võistlusjärgset aega just selle binge eating'u mõttes. Et ma ju praegu ikkagi tean, et nagu tegelikult ma ei tea. Ma lihtsalt peale võistlusi kardan, et mul tekivad ülesöömishood. Aga jällegi siin ma tean, et mul on nii tugev nagu tugivõrgustik, et mul on parim sõbranna, mul on mees, kes nagu niimoodi nagu toetavad mind, et nad on mõlemad öelnud, et kuule, sa ei ole üksi selles, et nagu me oleme su kõrval, et me aitame, toetame, onju. Ja kuna meil kodus ka nagu mehega ei ole tegelikult absoluutselt mitte mingit nagu magusat, ta on ka väga tervislik inimene,
et meil ei olegi magusaid asju, siis tegelikult ma arvan, et mul ei saa väga selles mõttes mingid ülesöömised tekkida, sellepärast, sest mul lihtsalt ei olegi kodus nagu midagi, millest nagu hullult saaks üle süüa, et noh, kui ma nüüd, ma ei tea, mingi juurikaid üle söön, noh, siis ma arvan, sellest vast pole väga midagi hullu, onju. Ja pigem ongi lihtsalt see, et noh, siis sa käidki, ma ei tea, lähedki sõbrannaga kohvikusse, võtad sealt koogi, noh, see on jumala okei, onju, nagu jällegi peale, kui võistlused läbi on, siis nagu siis ma lubangi endale jälle mingit saiakesi ja kooki, sest nagu minu jaoks on see nagu see tervislik suhe toiduga, et ei ole mõtet nagu piirata ennast, onju. Et mul ongi, kui ma nüüd igapäevaselt neid asju söön, noh, siis on teine asi, onju. Aga jällegi siin on see, et väga paljudel tekib see nagu peale võistlusi hullult siuksed nagu nädal aega söövad ennast täis mingi rämpstoiduga ja kookide ja asjadega, onju. Aga siin on jällegi see treeneri koht on nii oluline, et ta hoiab sul seda nagu, et ta hoiab sind ree peal, et ta toetab sind, et ta teeb sulle sellist toitumiskavaga nii-öelda peale võistlusi, mis sul toimuks, mis hoiab neid nagu isusid madalal. Aga noh, ma räägin, mul praegu ei ole absoluutselt mingit isusid. Nii et ma väga loodan, et see niimoodi läheb edasi ja siis saan nagu toitumiskava, kus lihtsalt toidukogused on suuremad. Seda tahaks küll nagu vahepeal, et saaks natuke rohkem süüa. Aga mis on naljakas, siin me tuleme järgmise punkti juurde, mis on see pahupool. 7. punkt, need hormonaalsed muutused, onju. Ja siis ma räägin sellest nälja ja täiskohutundest, onju, leptiinist, greliinist. Oi jah, see on küll nagu siuke, kus ma olen nagu täiesti pekkis lihtsalt nagu sain siin peale reisi või noh, reisi nii-öelda viimastel päevadel sain Refeedi, kus ma sain 2000 kalorit. Saate aru, 2000 kalorit on minu jaoks nagu mega palju. See on põhimõtteliselt 650 kalorit rohkem, kui mul terve aeg on olnud. Ja ma olin nagu, davai, täiega saan nüüd süüa ja nii happy ja mul on lõpuks kõht täis. Ei olnud kõht täis. Ja see oli nagu minu jaoks esimene nagu reality check natuke, et okei, et see saab olema see tunne, mis mul peale võistlushooaega on. Ja seda tuleb ära händlida ja seal on see distsipliini koht tohutult oluline. Et ma sain rohkem süüa, justkui loogiliselt võttes peakski siis keha olema mingi, noh, peaks siis kõht täis olema, onju. Aga kuna ma olen nii pikalt juba defitsiidis olnud ja mul ei ole nagu pikalt olnud seda täiskõhutunnet, siis mul on nii-öelda, noh, ongi nälja ja täiskõhu hormoonid, greliin ja leptiin on sassis. Mis tähendab siis seda, et isegi kui mul on justkui kõht on täis, mul ei jõua see signaal aiu, et Laura, sul on kõht täis nüüd. Vaid mul ongi lihtsalt see, et mul ei jõua see signaal aiu ja ma võikski lihtsalt süüa. Saad aru, kui ma sain need 2000 kalorit, see oli see üks pühapäev ka, kus ma sõitsime tagasi sealt reisilt ja mul lihtsalt oli siuke mental breakdown, sest ma sõin oma toidu. Jah, jällegi siin oli see, ma arvan, punkt ka, et ma sõin natuke hiljem, kui tegelikult ma oleks pidanud sööma. Ja siis ma sõin oma toidukorra ära ja ma lihtsalt istusin seal, ma olen nagu, mul on nii suur nälg, mul on lihtsalt nii suur nälg. Ja ma lihtsalt hakkasin nutma. Ei, siis ma veel nutma ei hakanud, siis mul oli tund aega möödas, ma nagu, mul on ikka veel nii suur nälg. Okei, sööme siis järgmise toidukorra. Ja siis sõin selle järgmise toidukorra, põhimõtteliselt enam-vähem tunni ajase, 1,5 tunni ajase vahega sõin 800 kalorit endale sisse. Ja ma lihtsalt olin nagu, mul on ikka veel nii suur nälg ja ma lihtsalt nutsin, sest ma olen väsinud sellest näljatundest. Ma ei jaksa, et vahet ei ole palju ma söön, mul on ikkagi nälg ja mul on kõik hormoonid nii pekkis ja see lihtsalt väsitab niimoodi ära. Ja ma arvan, et see on nagu vaimne väsimus, et see on tegelikult mingil määral see, mis nagu vahepeal lööb mul ikka välja. Et kes mu storysid asju ka jälgib, vahepeal mul on siuke väike tore mental breakdown, aga see käib lihtsalt asja juurde. Ja see on täpselt see, mis hakkab mul olema ka siis, kui mu võistlused lõppevad. Ja selles mõttes on äge, ma sain selle kogemuse kätte selliselt, sest siis ma oskan ennast paremini ette valmistada.
ja siin on ka ma olen hästi tänulik, et mul tegelikult ei tekkinud sealt seda tahet, et mul on nüüd nälg ja ma söön midagi rohkem. Et okei, noh, ma võtsin oma Zero Cocat, et see surus selle näljatunde siis maha, onju. Et see on nagu, et see on võib-olla nagu see, et see nii-öelda kõige nagu vastikum pool sellel prepil, võistlusdieedil, et lihtsalt sa ajad enda hormoonid tegelikult väga sassi. Ja sellel võivad olla ka nagu pikaajalised nagu terviseprobleemid või noh, sul võivad tekkida toitumishäired, onju. Et kui sul juba varem on mingi toitumisega nagu halb suhe, siis ma arvan, et aja need asjad enne korda, sest noh, jällegi mina olen väga tänulik, et mul on väga tervislik suhe toiduga ja mul ei ole see mingid keelatud toidud või mitte keelatud toidud, nagu ma oma klientidele ka kogu aeg ütlen, ära keela ennast. Kui sa tahad süüa, siis söö, aga ole teadlik sellest, et miks sa sööd ja mis on need tagajärjed ja kas sa nagu jah, et just see, et miks sa nüüd tahad seda süüa, onju. Siis vahepeal tegelikult jällegi nende näksimistega, nende asjadega on see, et tegelikult sa lihtsalt ei ole piisavalt söönud ja sellepärast sa tahad magusat, sest noh, keha ei ole loll, ta teab, et magusast ta saab kiire nagu energia kätte, onju. Vot ja teine punkt hormoonidest rääkides ongi noh, seksuaalhormoonid, onju. Kusjuures ma ei tea, nagu selles osas ma nagu tunnen, et noh, nüüd me läheme ikka väga tiibiks, te saate ikka väga huvitavaid asju teada. Ma olen tänulik, et mu mees ei saa sellest podcastist aru, et kuna ta on välismaalane muidu ta mõtleb, kurat, nagu naine, millest sa siin nagu räägid et need on küll võib-olla detailid, mida ei peaks rääkima. Räägime siis seksuaalhormoonidest ka. Ehk siis räägime natuke seksist. Ma loodan, et ma nüüd ei punasta siin, aga ühesõnaga, noh, üks asi on see nii-öelda noh, seksi pool on ju, et noh, räägitakse, et sul ei ole enam nagu naisena nagu see, et tahaks nagu seksida, on ju. Ja ma ütlen ausalt, seda mul nagu isegi ei ole, aga see võib olla nagu mingil määral ka sellest, et meil on, noh, me oleme suht värskelt nagu mehega koos, vaat siis on ikka see, et noh, et sihuke äge ja põnev ja tahad, on ju. et mul nagu, mida ma tunnen, on see, et noh, kuna ma olen rohkem nagu väsinud, siis lihtsalt vahepeal on see, et ma olen nagu mees, kuule, ma praegu küll nagu sorry, nagu selle jaoks mul küll nagu energiat praegu ei ole, et nagu teeme mingi teine päev, on ju. Aga noh, õnneks mees tunnetab seda väga hästi, kui ma olen mingi pool surnud õhtul, siis ta saab aru, et isegi pole nagu pointi nagu üritada, on ju. Aga noh, selles mõttes, et seda ma nagu ei tunne, et ma ikkagi nagu tunnen, et ma ikka vahepeal tahan, on ju. Et see on nagu fine, aga ma tean, et paljudel on nagu noh, täiesti lööb nulli, et noh, see ongi lihtsalt sellepärast, sest sa hormonaalselt jällegi sul on nagu noh, mul päevad ju ei ole, noh, mul päevadega on niikuinii enne ka juba oli lappes, on ju, et selles mõttes ma arvan, et isegi enne nagu dieedi algust mul ei olnud tegelikult see nagu päris paigas. Et noh, mul oli, kuna mul täpselt noh, natuke üle aasta tagasi siis diagnoositi PCOS-i ja ma ei olnud nõus pilli võtma, sest ma usun sellesse, et saab ka muud moodi PCOS-i nagu ravida. Et ma ei taha pilli võtta, sest noh, PCOS on minu jaoks ka lihtsalt märk, et nagu PCOS ehk siis polütsüstilised munasarjad on munasarjade sündroom. Et ühesõnaga, et seda saab toitumisega väga palju nagu parandada. Ja ma olen ise väga palju uurinud selle kohta ja ma arvan, et tegelikult ma enam-vähem sain enne dieeti sellega nagu ree peale, sest mul oli 2 või 3 kuud järjest olid päevad. Aga siis suhteliselt kiirelt nagu oktoobrist saadik nagu põhimõtteliselt mul ei ole päevad olnud.
ja siin on nagu see, et see koht, kus sa tegelikult kõige rohkem nagu riskid oma füüsilise tervisega, et kui me räägime nagu nälja ja täiskohu tundest ja seal on see nagu võib tekkida nagu söömishäire, mis on ka pigem nagu psühholoogiline nagu vaimne nii-öelda risk on ju või nagu negatiivne tagajärg, mis on nagu väga tõsine, siis hormonaalsel poolel on nagu see, et see on päriselt nii-öelda tervisele, füüsilisele tervisele kahjulik. Et jällegi, kui sul päevad ei käi regulaarselt, siis tegelikult osteopoos ja kõik need asjad nagu sul tekib suurem risk selles osas. Ja ka muidugi laste saamise osas, et sa ju teed enda kehale päris tugevalt liiga, on ju. Et see on ka kindlasti üks osa, et mis on see nii-öelda pahupool ja siin on hästi hea küsimus see, et üks jälgija küsis, et miks naised panevad oma tervise nii suure riski alla ainult selleks, et seda nagu iseennast nagu teostada. Ja ma ütlen ausalt, natuke nagu mingil määral trigerdas see küsimus ja ma tundsin sealt kuidagi ka nagu, ma ei tea, kes seda küsis, on ju, see oli anonüümne küsimus, aga ma mõtlesin, et kuidagi seal oli mingi emotsioon selles küsimuses. Ja siis ma mõtlesin tegelikult reaalsuses, ma ütlen ausalt, ma arvan, et mul on tegelikult väga tervislik eluviis praegu. Et vaata, te peate aru saama sellest või sa pead aru saama sellest, et see, mis sa seal sotsmeedias selles mullis näed, need naised, kes söövad mingi full tervislikult, kõik see mingi juurviljad, valgud, käivad trennis tublisti, kõik need asjad, et justkui see perfect nagu life on ju. See on võib-olla 5% inimkonnast, kes päriselt nagu teevad kõike nii, nagu peab. Ja need harjumused, mis mul tegelikult praegu on, ma lähen väga korralikul ajal magama, ma saan põhimõtteliselt iga päev ikkagi oma 8 tundi olen nii-öelda voodis, on ju. Jah, mul on vahepeal unega nagu olnud nii nagu on ju. Praegu on väga hea uni. Ma toitun väga-väga tervislikult, ma olen nagu väga puhas toit, nagu ma ei käi kuskil Mäkis, ma ei käi kuskil, ma ei söö magusat, on ju, selles mõttes nagu suhkurt, on ju, mingit kooki asju. Ma käin regulaarselt trennis, vahepeal tegin kardiot, mis on ka kehale väga hea, nagu selles mõttes need harjumused, mis mul praegu on, ma arvan, nagu ma olen tervislikum kui 95% nagu inimestest. Jah, see defitsiit ja see rasvaprotsent, mis mul praegu on, need on ainukesed asjad, mis ei ole tervislikud. Aga, ja siin ka ma mõtlesin enda peas, kui ma seda küsimust lugesin, mõtlesin enda peas, aga tegelikult, kui ma vaatan praegu neid kliente, kes minu juurde jõuavad, sorry, enamus on nagu ei toitu piisavalt, ei söö piisavalt. Mul on kõik naised, on ju, ja sorry, aga enamus, kes tuleb mu juurde, ei söö piisavalt. Ja ainuke vahe on selles, et miks nad siis nii-öelda kaalust alla ei võta, on põhimõtteliselt see, et nad terve päev, heal juhul söövad hommikusööki, mõni ei tee ka seda, on ju, siis nad põhimõtteliselt terve päev näljutavad ennast ja siis õhtul tuleb see räme ülesöömine. Põhimõtteliselt, mida mina teen, on see, et ma näljutan ennast, aga ma lihtsalt ei söö üle õhtuti. Et ma ei söö, ei näksi ja ei tee siis seda nagu magusad. Ehk siis nagu tegelikult see on nagu nii näljakas, sest nagu nii paljud tegelikult teevad põhimõtteliselt sama asja nagu mina, mitte teadlikult ja lihtsalt söövad siis ennast suhkruga nagu täis ja siis sellepärast ei võta kaalust alla. Aga tegelikult on väga paljud naised väga suures nagu just mikrotoitainete defitsiidis ja tegelikult ka makrotoitainete defitsiidis, et just täna ka rääkisin ühe kliendiga, kes on ainult trennis mul, et ta avastas, et ei söö piisavalt palju rasva. Siis mõtlesin, jah, ilmselt sa ei söö ka piisavalt palju valku, on ju. Ehk siis siin ongi nagu jällegi see, et okei, et jah, ma nagu
ma lihtsalt ainuke vahe on selles, et ma teen seda teadlikult. Ma riskin oma tervist teadlikult. 95% teevad seda mitte teadlikult. Ja see on koht, mille peale sa peaksid mõtlema. Ma loodan, ma panin sind mõtlema sellega. Aga miks me siis paneme oma tervise riski alla? Ma arvan, et ma olen rääkinud sellest, miks mina seda teen. Mulle nagu tõesti, mulle lihtsalt meeldib nagu näha seda arengut. Mulle meeldib ennast proovile panna ja iga tippsport ei ole tervisesport, on ju. Et kui me räägime ka mingitest jooksjatest, mis see need olümpiamängud olid just, on ju. No see ka ei ole tervislik. Aga ma usun sellesse ja see on ka nagu minu missioon tulevikuks, et seda saab väga palju tervislikumalt teha, kui enamus seda teevad. Ja ka selliselt, et sul päevad ei kao nagu nii vara, nagu mul kadusid ära. Ja siin on toitumine see võtmekoht. Et sa teed sellise toitumiskava, et sa saad oma mikrotoitained kätte. Vot. Ehk siis et miks teised seda teevad, seda ma ei tea. Mulle lihtsalt, ma nii kaifin. Tõesti, ma nii armastan seda. Ma olen juba ammu otsustan, et see ei saa olema nagu esimene ega ka viimane võistlus. Et ma ikka nagu näen oma hinge seal. Siis mulle lihtsalt nii meeldib seda arengut näha. Ja mulle nagu nii meeldib see, et nagu miks mulle see meeldib, on ka see, et ma õpin tohutult palju läbi selle. Ma õpin just seda toitumise poolt, et okei, et sest vaata, sa oled nii nagu defitsiidis, ehk siis siin on nagu see fine tuning nagu nii oluline. Ma ütlen sulle ausalt, kaalu langetamine üli easy, see ei ole absoluutselt mitte mingi nagu probleem, see on nagu tõesti lihtne. Aga see, et kuidas siis nagu mina praeguses olukorras näiteks, kus ma olen tegelikult väga madala rasvaprotsendiga kalori defitsiidis, et mis on need nagu fine tuning'u asjad, mis aitavad mul ikkagi nagu võimalikult head elu elada. Ja need on need asjad, mida ma praegu enda puhul õpin ära, kuidas ma saan siis ka oma kliente tegelikult aidata. Et just see, okei, me nüüd saavutasime mingi asja, aga nüüd me vaatame seda fine tuning ut, et kuidas veel paremini teha. Mis on need mikrotoitained, mida just sinu keha vajab? Mis on need mured, mis just sinu keha vajab? Ja seda sa õpid siis, kui keha on ekstreemses olukorras. Sest muidu, kui sa justkui nagu teed kõike ja kõik on nagu hästi, et siis ei saagi aru, et mis on see nagu väike nupukene, mida sa pead nagu keerama või liigutama selleks, et veel paremat elu elada. Ja see on nagu just see, miks mulle see nii väga meeldib. Nii. Ma arvan, selle võime skippida. Sellest toidust me juba rääkisime, bingingust ja kõigest sellest, on ju. Et sul võib see suhe toiduga nagu pekki minna, et paljud ütlevad, et peale seda, kui sa mingit ühte võistlust teed, et siis sa enam toitu ei vaata mitte kunagi samamoodi, on ju. Ja ma arvan, et mina ei vaata juba toitu samamoodi lihtsalt sellepärast, et ma olen toitumisnõustaja ja nagu ma lihtsalt vaatan toitu natuke teistmoodi, aga jällegi nagu see on see enda peas nagu kinni, et kuidas sa siis nagu suhestud lõpuks toiduga. Aga tuleme järgmise punkti juurde, emotsioonid ja suhted. Ma seda juba rääkisin, et sul ei ole enam seda nagu sotsiaalset energiat nagu inimestega suhelda. Ja mis ma olen tähele pannud enda puhul ongi see, et mul on nagu mingil määral nagu vähem empaatiat ja ma olen vahel kärsitum. Kuigi ma arvan, et ma tegelikult olen päris hea selles. Mul on lihtsalt vahepeal see, et näiteks kui sõbranna õhtul helistab ja ma olen näiteks koduteel ja mul on lihtsalt see, et täiega tahaks süüa ja lihtsalt ma olen nii väsinud. Ja siis ma lihtsalt ütlen, kuule, sorry, nagu mul praegu ma ei jaksa nagu.
ja mul ei ole nagu seda energiat jällegi seda people pleasing ut teha, et ma olen su jaoks olemas, noh, ma alati küsin, et okei, et kas on midagi olulist, siis ma surun ennast nagu sealt läbi, aga kui ei ole midagi olulist, niisama rääkida, tihtipeale ma lihtsalt ei jaksa ja ma olen nagu sorry, ma ei jaksa, ma tahan koju sööma minna. Et selles mõttes ma olen lihtsalt nagu otsekohesem, ütleme niimoodi. Aga noh, mõni lihtsalt võib seda nagu võtta kui rünnakuna, aga jällegi siin on see koht, vaata, kes on need inimesed sinu ümber. Et kui nad võtavad seda kui rünnakuna, siis niikuinii nad ei olegi head sõbrad. Et selles mõttes nagu jah, et siin on see kommunikatsiooni pool lihtsalt, et noh, mina näiteks ka valmistasin parimat sõbrannat ette, ma ütlesin, kuule, nii nüüd noh, asi läheb tõsiseks, on ju, et võivad siuksed asjad juhtuda, et palun siis arvesta sellega, et ma ei mõtle seda nagu sellised, et ma ei ole praegu mina ise, sest noh, me oleme kõik, kui me oleme hängrid, on ju, või noh, hungry ja siis oledki angry, on ju. Et selles mõttes jah, vot siis järgmine punkt, kognitiivne võimekus. See on minu arust nüüd viimasel ajal täiega palju juhtunud, lihtsalt nagu võtan telefoni välja, tahan midagi tegema hakata ja siis ma nagu, mida ma tahtsin teha, nagu täielik nullist, absoluutselt ei ole meeles, mida ma pidin tegema. Ja siis ma olengi lihtsalt nagu, ja noh, üldse nagu ülikoolis ka ma tunnen, et üldse nagu keskenduda enam ei suuda. Lihtsalt nagu mõtted on nii nagu, no ma lihtsalt ei suuda keskenduda. Et see on ka kindlasti üks pool, aga jällegi siin on nagu see, kus ma mõtlen selle peale, et okei, et väga paljudel naistel on täpselt samamoodi, nagu kui ma räägin oma uute klientidega, täpselt samamoodi, et tegelikult on mingid keskendumishäired või see brain fog ja kõik see, on ju. Et see tuleb jällegi sellest, et paljud naised on praegu ka igapäevaselt tegelikult nagu defitsiidis, on ju. Vot. Nii. Ja siin on nüüd ainult veel jäänud küsimused. Ehk siis need, mis nagu kuidagi teemasse ei sobinud. Võtan korra need küsimused eraldi täitsa ette siin. Et nii. Oh, jummel. Kus meil need küsimused nüüd on? Sellest me rääkisime. Küsimus siis see, et ma olen eelnevalt öelnud kindlalt välja, et võidad Eesti võistlused. Seoses poseerimisega, aga ilmselt alahindasid selle keerukust ning see on väga oluline osa võistluse package'ist. Kas ma ei arva, et ilma endale võidulipikuid külge panemata oleks hiljem pettumust vähem ja võidu korral õnnetunnet rohkem? Ja ma tegelikult endiselt arvan, et ma Eestikaid võidan. Jah, on rohkem kahtlusi tekkinud, ma ütlen ausalt, aga jällegi, teate, mul on tegelikult mul on jumala poogen, kas ma võidan või ei võida. Mul on nagu, muidugi ma olen kurb, kui ma ei võida, sest ma olen ikkagi, mulle ikka meeldib võita, kellele ei meeldi võita. Aga ma lihtsalt tean, et isegi siis, kui ma ei võida, ma olen andnud enda maksimumi. Nagu ma olen nii all in olnud, kui saab all in olla. Ja lõpuks nagu ma ei karda läbi kukkuda. Vaat see on, ma arvan, hästi suur asi, mida ma olen alati olnud inimesena juba, et ma ei karda failida. Teate, mul on nii palju failinud elus ja ka selle poseerimisega ma tean, et nagu mul on jumala pekkis poseerimine ja see on okei, aga ma annan parima. Ja that's all I need. Et nagu, noh, ma tean, et ma võidan, aga isegi kui ma ei võida, nagu, mis siis saab? Ma tean, et one day ma võidan niikuinii. Ja isegi kui see ei ole nüüd sellel aastal, siis ma kurat teen seda sporti nii kaua, kuni ma võidan. Ja mul ei ole vahet, kas see juhtub nüüd või see juhtub 2 aasta pärast. Et selles mõttes jumala poogen. Nii, siis järgmine küsimus. Rahalised kulutused. Kas seda tõesti kulub nii palju, nagu räägitakse?
siin teate, ma lasin ChatGPT-l teha, ma tegin oma panga väljavõtte, andsin ChatGPT-le ja ütlesin, et kuule, arvuta mul välja, et palju mul nagu raha on läinud. Praegu ma siis maksan oma treenerile 300 eurot kuus. Siis ma olen maksnud juba aastane nii-öelda litsents, et ma võin võistelda, on 75 eurot. Siis ma olen maksnud Euroopakate eest 470 eurot osalustasu, siis Eesti võistlused on 80 eurot vist, ChatGPT ütles mulle niimoodi, siis on siukest passi vaja, mis on 40 eurot. Ja siis ma nüüd selle, mis on algajate võistluste ees Pärnus olen ka ma ei tea palju maksnud. Siis tulevad toidulisandid. No ütleme niimoodi, et ma arvan, mul kuus kulub umbes 100 eurot toidulisandite peale. Et siin on toidulisandid siis nii-öelda kõik need tabletid, asjad, mis ma võtan, kui ka siis kreatiin, valgupulber ja siuksed asjad. Ma arvan, seal mul läheb kindlasti 100 eurot kuus. Siis on bikiinid 450 eurot, siis ma olen maksnud meigikoolituse eest 300 eurot, siis ma olen meikimise asjade eest maksnud 350 eurot, siis on poseerimistunnid, mida ma nüüd eraldi võtan, on igakuiselt umbes 100-200 eurot, sõltuvalt palju ma neid võtan. Noh, siis spordiklubid on ju, ma olen praegu 3 spordiklubis, Gymis, Spartas ja siis seal, kus mul on poseerimine, ehk siis see on ka umbes 100 eurot. Siis kingad 170 eurot. Siis kui ma lähen või Euroopakatele nagu lennupiletid on ju, ja ma sain jumala odavalt, siis ma ostsin varakult. Maksid ainult 2 sotti, nagu mega hea diil. Aga elamine tuleb meil inimese kohta, kuna ma võtan eraldi, on 250 eurot. Ja Pärnusse ma sõidan samal päeval, muidu oleks seal ka nagu, ma korra mõtlesin, kas ma lähen juba päev varem, et siis on nagu rahulikum, aga kuna seal alles registreerimine algab mingi päeval, siis ma nagu, mis ma sinna varem sõidan. Ehk siis ühesõnaga ChatGPT ütles mulle, et kokku ilmselt ütles mulle kinnitatud prep cost on 2000 eurot aga ilmselt seal on mingid kulud asjad veel, et ilmselt mingi 3500 kuni 4000 eurot. Ehk siis arvutage praegu ise välja need summasid, mis ma teile ütlesin, on ju, et siis saate ise nagu pildi ette, et kui palju see maksab. Aga teate, tegelikult selles mõttes jah, muidugi nagu see on kallis, on ju, et ma ei tea, kui sa võrdled seda inimesega, kes teeb lihtsalt mingit niisama trenni iseenda jaoks, on ju, siis ta muidugi on nagu kallis, aga kui ma vaatan näiteks triatleetide peale, ma just täna rääkisin ka mehega sellest, et ta õde ka teeb Ironmani ja ostis endale ratta, mis maksab 7000 eurot. See ratas muidugi jääb, on ju, aga ütleme niimoodi, et teised spordialad on ka kallid. et ei ole ainult see kulturism see, mis on nagu kallis, on ju. Et selles mõttes jah, siin jällegi nagu sõltub vaata, et mis on sinu jaoks kallis, on ju, raha kulub selle peale, aga minu jaoks on nagu väärt seda raha ja ta ei ole nagu nii ulme kallis, ma ütlen ausalt. Et jah, treeneri peale, poseerimise peale kõik sinna läheb raha, on ju, aga ma arvan, et kui sa oled 20-ndate alguses, siis võib-olla su palk ei ole nagu selline, et sa saad endale seda lubada, aga kui sa ikkagi oled endale juba mingi elu nagu üles ehitanud, et siis tegelikult see ei ole nagu nii palju. Et ma arvan, et mul igakuiselt ilmselt, kui võtta nagu treener ja kõik muud asjad arvesse, ilmselt läheb mingi, ma arvan, 6-7 sotti. Kui võtta kõik nagu treener, poseerimist teen praegu rohkem, on ju, ja siis
mingid toidulisandid, asjad, on ju, aga jällegi vaat siin on see, et kuna ma ei käi väljas söömas, siis on jumala okei nagu, sest teised käivad väljas söömas, noh, enam-vähem tuleb sama välja, on ju. Et siis ei pea nagu sellega arvestama. Aga jah, ja noh, siis muidugi jah, noh, euroopakatel tuleb veel, me veel ei ole maksnud majutuse eest, aga seal ma võtan siis ema ja 2 sõbrannaga ja noh, ma arvan, mees tuleb ka ikkagi lõpuks, et siis meil on inimese kohta mingi 250 eurot, noh, ma võtan eraldi, kuigi mul on selle 470 euro sees, mis ma maksan nii-öelda selle eest, et võistlustel osaleda, on mul ka tegelikult hotellituba, aga teate, ma ei taha inimestega olla, ma pigem võtan nagu oma inimestega nagu eraldi koha ja saan nagu rahulikult olla, kui see, et ma olen seal mingi kõikide võistlejatega ühes hotellis ja siis hommikusöögi ajal. Mulle ei meeldi nagu see surin, vaata, et mind nagu täiega trigerdab see, et ma tahan nagu rahu ja vaikust. Nii et sellepärast ma võtan eraldi elamise, aga noh, põhimõtteliselt seda tegelikult ei peaks võtma. Nii, järgmine küsimus on see, et kui paljudel enda klientidel näete lavapotentsiaali ning kas soovitad neile seda, kui tead neid nii-öelda pahupooli? Ma just eile ütlesin ühele kliendile, ikka mõtle selle peale, et äkki ikka tahad. Ja ma olen vist 2 veel öelnud seda, et jah, ma näen, no vaata, siin ongi see, et noh, mul on ju erinevas vanuses ka kliendid, eks ju, ja noh, mõnel, kes on nagu noh, mõnel, kellel ma näen nagu seda potentsiaali, ma nagu ütlen, et kuule jõu, et tegelikult sul on päris hea keha juba praegu, et noh, see muidugi võtab aega ja tuleb nagu arendada keha, aga nagu ma ikka ütlen seda ja ma tahan sellega ise ka nagu andke mulle peale võistlusi. Mul on endal suured plaanid, et ma tahan ka võistlejad suvest võtta vastu, aga ma ei tee seda üksi. Et kuna ma ei tunne, et ma olen piisavalt pädev, et seda teha sellisel viisil, nagu mina arvan, et peaks seda tegema, ehk siis ongi just see kogu see tervise pool, et ma ei taha, sest see on ikkagi nagu sa võid seal väga palju inimesel pekki keerata, et seda ma ei tee kergekäeliselt. Et mul on seal oma plaan, kuidas ma seda teen, et ma saan tuge, aga et mina ikkagi võtan neid inimesi vastu ja seda ma plaanin suvest siis teha. Aga noh, aega on selle kiire asjaga ja küll mul siis need kliendid ka, ma juba istutan need seemned neile sisse ja küll nad siis mõtlevad ja siis mingi hetk tulevad, et kuule jõu, et äkki ikka teeme seda nalja. Et ja ma ikkagi soovitan, sest vaata, noh, ma räägin sellest, et kui ebatervislik ja kõik see on, on ju, aga peaks, ma arvan, eraldi episoodi tegema sellest, et mida ma kõike olen võitnud tänu selle võistluse ettevalmistusele ja kui tänulik ma olen sellele, sest noh, sa tegelikult õpid väga-väga palju ja et jah, ma arvan, et see on väärt eraldi episoodi. Selle küsimuse juba tegelesime. Sellega tegelesime ka. Nii, siis on siin, mõned julgesid ikkagi oma nimega ka küsida. Mulle nii meeldib see, et seda ma tahtsin jah ka öelda, et kuulge, et ma küll annan teile võimaluse anonüümselt küsida küsimusi, aga ma ei charge'i mitte kedagi, kes küsib mingeid küsimusi, et sa ei pea anonüümselt küsima. Ma saan aru, miks sa teed seda, aga ära karda seda, et mina kuidagi annan sulle hinnangut, sest nagu ma ei küsiks su käest küsimusi, kui ma ei tahaks su küsimusi teada ja mind ei huvita seda, kes küsis, et nagu tunne ennast täiesti vabalt, et ma ei charge'i nagu päriselt ka, et julgelt küsi nagu oma nimega, et see on väga okei, et võib-olla ma saan siin nagu teistmoodi ka veel aidata. Vot, aga siin üks kuulaja jälgija küsis, et mis on olnud mu madalam kaloraaž lavale minnes ja kui palju kardiot maks. Madalam kaloraaž ongi olnud umbes 1350 kalorit ja kardiomaks on olnud 5 korda nädalas 35 minutit ehk siis ongi selle kaloraažiga on mul see kardio ka olnud vahepeal.
et jah, jah, see ei ole midagi hullu või noh, selles mõttes nagu jällegi, kui keegi võtab mingi, ma ei tea, arvutab ise endal neid kaloreid välja ja siis sööb mingi 1200 kalorit, no good luck teile, et ellu jääte ja isusid ei teki ja seda tervislikult teete, sest noh, kui isegi mina, kes on 1,61 sentimeetrit, on võistlusprepil, sööb 1350 kalorit, siis usu mind, kui sina sööd 1200 kalorit, see ei ole kindlasti tervislik. Vot, aga järgmine küsimus ja vist on viimane küsimus. Ma tunnen, ma olen nii pikalt juba rääkinud, sest tuleb ikka väga pikk episood. Ühesõnaga, kuidas sa hakkama saad selle subjektiivse hindamisega? Ei võida ju objektiivselt parim, vaid kus see teine ots on? Vaid see, kes rohkem muljet avaldab, mis iganes see siis ka tähendaks. Ja teate, see ongi nagu hästi põnev, seostub selle teise küsimusega, et kui ma võitjaks ei tule, nagu ma täiega ootan seda kohtunike tagasisidet. Miks ma nii-öelda euroopakaid ka rohkem kaifin, on see, et ma tahan seista nende naiste kõrval, kes on minust tugevamad. Ma tahan vaadata, et milline mina näen nende kõrval välja, kuidas mina teen seda poseerimist. Mina võtan seda kui nagu inspiratsiooni, et ma saan neilt õppida, et mul on nagu au võrrelda ennast nendega. Sellepärast ma mingis episoodis ütlesin ka, et mul on tegelikult kahju, et Anastasia Toika, kes on põhimõtteliselt maailmameister, et tema nagu läks nüüd proodesse, ma ei saa temaga Eestikatel nagu lava kõrval seista. Ma oleks nii väga tahtnud ennast nagu näha tema kõrval, sest ongi, sa ju valid sealt nendest naistest nagu parima, et ei ole nagu see, et hüppad 1,61 ja siis sa tead täpselt, et sa võidad, tegelikult sa ei tea, kas sa võidad või ei võida. Ja see teebki selle nagu spordi mingil määral nagu põnevaks, sest sa ei tea mitte kunagi, mis on see tulemus. Et kelle kõrval sa seisad, et kuidas sa nende kõrval paistad. Kas või see, et kus sa ka asud, et kuidas sa silma paistad, see nagu, jah, ma ei tea, mul tekitab see pigem nagu põnevust, ja eks ikka mingid emotsioonid kindlasti. Ma ei ütle, et ma olen mingi ülihäppi, kui ma ei võida, et ma arvan, et ma ikkagi olen mingil määral kurb, aga ma pigem siis võtan selle tagasiside vastu ja teen järgmisel korral lihtsalt paremini ja siis ma näitan neile, et mul on ikkagi nagu, ma võtan seda pigem kui arengut, sest ma tean, et ma ise arenen inimesena nii professionaalses mõttes kui ka isiklikus mõttes. Mu keha areneb ja ma juba praegu näen, et nagu mul on vaja ikka veel nii palju oma jalgu nagu ehitada ja juurde saada, et just ka euroopakatel nagu seista kõrvuti nende naistega, kes on nagu veel nagu vägevamad. Et mul on ikkagi neid lihaseid veel juurde vaja. Ja ma nii ootan seda ehitamise faasi ka juba, et ma saaks neid lihaseid juurde. Ja see on okei, ma arvan. Nii et jah. Ühesõnaga, ma olen nii pikalt juba rääkinud ja mul on täiega võtsu häda, lihtsalt nagu ma olen liiga palju joonud, nii et ja ma ei taha pausile peale panna. Teil on vaata hea, et te saate vahepeal pausi peale panna või isegi võtate mind kaasa sinna vetsu, aga mul on nagu see mingi, davai, et palju ma siin nüüd veel räägin. Ühesõnaga, mina lähen nüüd kohe vetsu. Aga me praeguseks lõpetame ära ja jällegi, kui sa tunned, et sa said siit väärtust, õppisid midagi juurde või sulle lihtsalt meeldib see, kui nagu kuradi ma ausalt, ma mingi asjadest räägin, nagu ma ise mõtlen ka vahepeal, peaks vist mingi filtri vahepeal peale panema. Samas ma ei tea, mul on nagu see, et nagu ma tean, et tegelikult kõik on inimesed ja meil kõigil on samad mured ja mina ei ole erilisem kui keegi teine, sest nagu meil kõigil on elu pekkis vahepeal ja see teebki meid nagu inimesteks ja see ongi nagu nii äge, et nagu ei lähegi nagu ma nii nagu jah, sel hetkel, kui mul on need mingid emotsionaalsed hetked, täna ka poseerisin, ma nagu jumala pekkis, ma ei jaksa, ma ei oska poseerida. Tegelikult need teevadki nagu elu nagu elamiseks väärt, sest nagu kui oleks kõik kogu aeg hästi, siis oleks ju ka igav, et äge on vahepeal need emotsioone tunda ja et lähevadki üles alla.
Vot, ja kui sulle ka meeldib emotsioone tunda ja tahad, et su sõbrad ka tunneksid, siis ole hea, jaga see episood mõne sõbrannaga või sõbraga, et tema saaks ka targemaks. Ja kui sa kuulad seda episoodi, siis ole hea, tag'i mind ära ka ja jaga või noh, tähendab, jaga seal oma story's ja siis tag'i mind ära. Ja siis on mul hea meel ja kirjuta mulle lihtsalt tagasisidet, kui sulle see episood meeldis. Et see, noh, tead küll see mu Insta @Lauralis. Davai ja mina jooksen vetsu. Davai, tšau!